ma tean, et millal sa saad teada. Ajasid mingi jah. Üritasid see jopekuruga Martin. Tugev. Tere tulemast, kallid külalised. Suur rõõm näha siin kõiki sõpru, perekonda, fänne. Ja me oleme täna siin selleks, et tähistada ühte suurt erilist sündmust. On sündinud üks teos, mis on loodetavasti, millest saab väga oluline teos. Ma loodan iga naise raamaturiiulil ja praktika arsenalis, millest võiks saada samasugune tähtteos, nagu võib-olla oli siin üle poole sajandi ja rohkemgi tagasi 100 minutit ilu jaoks. Võib-olla mäletate, see oli ka ilupiibel. Nii et me tähistame siin täna seda, et ilmus uus raamat, Ilu pole number, moodne Eesti ilupiibel, mille autorid on Agnes Kajander, Mari Lakspere ja Triin Maasik. Triin, tule korra lavale ka. Siis saame teha kõik aplausi autoritele, soovida õnne selle puhul, et on teoks saanud üks tarkuste raamat. Triin, Agnes ja Mari. Palju õnne teile ja teeme nii, et räägime natukene juttu, räägime raamatust, räägime ilust ja pärast seda saab autogramme küsida, jagada välistusi, lilli ja teha koos pilte. Alustame sellest nagu ikka, et miks ja kuidas raamat sündis. Mari, sina ütlesid jumala hästi selle kohta, et teie teadmised ja kogemused materialiseerusid. Et rääkige natukene sellest, kuidas tekkis teie omavaheline koostöö, kuidas see teos siis jõudis lõpuks paberile. Nagu ma kirjutasin oma esimese raamatu, Tüdruk, sina oled ilus, siis ma kirjutasin selle noortele tüdrukutele, neidudele. Ja minult on nagu nii palju küsitud, et aga millal siis tuleb nagu järg naistele. Ja mul oli kogu aeg nagu tunne, et ma tahaks seda kirjutada kellegiga koos. Aga mul ei tekkinud sellist nagu selget tunnetust, et kes see võiks olla. Sest ma usun, et kõik sellised toredad asjad või õiged asjad kuidagi juhtuvad kerguses, kui on õige hetk ja õige aeg. Ja siis see hetk tuli nagu Mari näol, kes lihtsalt võttis ühendust, ütles, kuule, mulle meeldis see raamat. Kirjutame koos nüüd naistele ja mul oli kohe, et jaa, muidugi. Ja nüüd see raamat siis ongi naistele. Tahad lihtsalt midagi moodi? Jah, tegelikult need on meie sellised parimad palad mõlemalt poolt. Parimad praktikad, mida me ise aastaid praktiseerime ja see on selline kristalliseeritud, ütleme, meie teadmised mõlemalt poolt sünergias. Kuidas te Triinu peale tulite, tema kampa võtsite, ta on ikkagi väga oluline kaasautor, et kogu see visuaalne, esteetiline ilu teist ja nendest võtetest on ju läbi tema kaamera silma siia sisse püütud. Triinuga mul on selline mõnus koostöö ja usaldus tekkinud juba sellest ajast, kui ma tegevtoimetasin ajakirjas Sensa. Ja Triin siis tuli meile sinna fotograafiks ja ma täiesti nagu armastan tema seda pildikeelt. Et ta kuidagi nagu oskab välja tuua selle essentsi. Rääkides essentsist, mis on teie raamatu essents, mis on selle olemus kõige, mida kokku võtta, mida edasi anda kuulajatele, et mis see on? No võib-olla kui ma peaks välja tooma sellise kõige olulisema õpetuse sellest raamatust, siis see oleks, et kui sa tahad särav välja näha, ilus välja näha, siis see on ikkagi töö kogu kehaga. See ei ole ainult see, et ma panen kallinnalist kreemi näo peale ja loodan head tulemust. Et see on töö lümfiga, kõik sõltub valikutest, kuidas ma toitun, kuidas ma liigun, kuidas ma mõtlen, kuidas ma tegelen oma emotsioonidega, et see on kõik selline suur holistiline komplekt. Jah, ja kindlasti teooria ja praktika koos, et täpsus
täpsus ja teadmised aitavad kokku kukutada siis aega, et seda igapäevaselt elada või praktiseerida. mida sa selle all täpselt mõtled? Seleta natuke lahti, palun. Selles mõttes, et kui me ei tea, mida teha, siis see kõik tundub nii keeruline, suur ja lükkame edasi ja vananema samal ajal. Et see raamat annab kindlasti sellised hästi täpsed juhtnöörid, mida võiks teha ja mida saab väga kiiresti teha, et tuleksid kohe tulemused. No väga kiiresti teha kohe tulemused, seda tahaks kõik, et ma ei tea, kuidas teil on, sina, ma tahaks küll nii, et imekreem ja siis mingisugune käid korra teraapias juba, näed, mõttemaailm sai korda ja siis ma käisin ju trennis korra ära ja või siis, et panen mingi, väga tore oleks mingi salendav aparaat, on ju, istud vahid telekat, pugid seal midagi head paremat, paned klemmid külge, see treenib su kere, on ju. Et inimese loomuses on ju see, et tahaks seda kiiret lahendust, quick fix'i, imevärki. Teie teos on ju selline, et tööta iga päev iseendaga, et tahaks sellist nagu mingit kergemat lahendust. Ei ole tegelikult üldse raske. Et see oli ka nagu üks meie raamatu selline eesmärk, et kuidagi on muidugi on selliseid lahendusi ja hästi paljud inimesed või naised nagu kasutavad neid, et lähen ilusalongi sisse, saan süstikese siia, süstikese sinna ja ongi asi lahendatud ja võin oma igapäevaeluga nagu palju ilusamalt nagu jätkata. Ja kõik need teised, eks ju, teadmised on kuidagi nii laiali pillutatud, et mis on alternatiiv, ütleme siis nendele ilusüstidele. Ja meie Mariga nagu soovisime panna siis need nii-öelda alternatiivsed lahendid või tegevused siis ühte kokku, nii et inimene ei pea otsima neid kuskilt, ma ei tea, YouTube'ist või siit ja sealt ja kolmandast kohast, et see on kõik nagu siin olemas, siis ikka terviklik lähenemine siis ilule. Et need ei ole loomulikult kiirlahendid, need ei ole nagu sellised hüps-hops ja valmis, aga need on sellised samas hästi lihtsad asjad. Noh, me kõik ju peseme hambaid ja ka, eks ju. Et see on meile nii sisse jäänud, nii normaalne asi. Kui see oleks meile uus asi, siis oleks ka, et kus ma selle veel paigutan, nii keeruline. Et ma olen sellega harjunud, aga et kui sul on sellised lihtsad juhendid ja sa teed need iga päev, nad muutuvad sulle harjumuseks ja sa lõpuks ei oskagi ilma, et need on nagu täitsa normaalne osa päevast. Jah, ja mis meil veel on selline hästi põnev, et me ise kombineerime hästi palju erinevaid tehnikaid ja siis on kõikidest nendest tehnikatest erinevad sellised seletused ja harjutused ja et see raamat on selles osas hästi mitmekülgne, hästi rikas. Et keda näiteks huvitab see suuõnne massaaž, ta tahaks ise kodus proovida, seal on konkreetsed pildid ja konkreetsed tehnikad. Et saab avastada igasuguseid selliseid erinevaid asju, mis tavaliselt on olnud pigem facialistide ja kosmeetikute pärusmaa ise kodus, sest mina hästi usun sellesse ise kodus tegemisse, kuna me kõik reisime, meil on erinevad elud, kiire, lapsed, pere, kõik asjad. Et siis on nagu, vabandused kaovad ära. Jah, siin üks aspekt on ilmselt ka nagu see taskukohasus, et ma ükspäev sattusin huvitava teema peale naistegrupis, et millistest iluteenustest olete loobunud seoses maksufestivaliga ja rahva ostujõukuse vähenemisega ja seal toodi päris palju välja igasugu erinevaid asju, alates massaažidest, näohaldused, küüned, juuksed ja ripsed, mis iganes asjad. Et mis mulle teie ja teie raamatu puhul väga meeldib, on see, et see annab naisele nagu väe iseendaga tegelemiseks, et kui ma tahan, muidugi mul on võimalus, ma ikkagi käiks kuskil poputamas ka, aga samas sul on igapäevaselt võimalik ise teha, ise luua, ise nagu jälgida, see on siuke enesearmastuse, enda eest hoolitsemise võte, eks ju. Ja sa õpid need oskused ära, et sa saadki nagu ise ennast ilusaks luua, et nagu te näete, see toimib. Mis mulle veel Mari ja Agnes puhul hästi meeldib, on see, et nad ise praktiseerivad seda, millest nad kirjutavad ja räägivad ja me näeme ju, kui hästi see toimib. Et ma töötan selle raamatu läbi ja siis järgmise osa, kui te järgmise osa teete, siis vaatame, kui hästi mul on see siis õnnestunud.
aga rääkige veel natukene oma sellisest ilufilosoofiast, et te mõlemad olete maininud, et holistiline ehk terviklik lähenemine, sina ütlesid väga hästi, et keha, noh, et ei ole mitte ainult, et paned kreemi näkku, vaid terve kehaga tuleb tegeleda, sina oled rääkinud sellest, kui oluline on see, et tegeleda ka oma keha ja lümfiga. Ja võib-olla võtke natukene lahti seda oma ilufilosoofiat ka. Jah, et tegelikult ega see nägu ja pea ei ole ju meil selline üksik, ütleme, organ, et see on keha küljes. Nii et see on kõik tervik ja näiteks need hommikused paistetused ja tursed, mis on siin Eestis ja Eesti kliimas, Eesti, ütleme, naise tüübi puhul tavalised, need tegelikult tulevad ka kehast. Et tihti saab keha kaudu, ütleme, täiesti imesid teha, isegi ilma näoga töötamata. Et kõike seda me seletame ka niimoodi detailselt. Meil on päris palju teooriat ka, sellepärast et see motiveerib tegema. Et meil on seal näolihastest juttu, lümfisüsteemist on pikalt juttu, et saaks aru, et miks me midagi teeme ja mis tulemuse see meile annab. Mida ma nüüd lisan siia siis? Kõik on öeldud oma ilufilosoofiast veel lisaks. Jaa, no ütleme niimoodi, et mina ärkan lausa pool tundi varem, sest et teha siis teatud selliseid rituaale, mis on nagu minule olulised. Ma teen lümfimassaaži hommikul. Kui ma kannan oma näolustooteid peale, ma teen alati näomassaaži, elatan vereringet, sest et ütleme, kuidas pääsevad siis toitained näkku, nad pääsevad siit kehast ja läbi kaela. Ehk et hästi oluline on nagu masseerida kaela ja dekolteed, et seda vereringet siin elatada. Ja päeva jooksul ka, et kui ma olen jäänud kuhugi pikemalt nagu istuma staatilisse asendisse, siis ma teen selliseid väikese pause, venitan ennast või hüplen kandadel, ülilihtne ju, aga samas tekitan sellise vibratsiooni kehasse, mis siis aktiveerib kogu nagu lümfisüsteemi kehas. Et sellised nagu pisiasjad. Ja loomulikult hästi oluline on toitumine, sest et põhimõtteliselt see ei ole ainult meie kütus, see on põhimõtteliselt meie ehitusmaterjal. Et see, mida sa nagu suhu paned, selleks sa saad kokkuvõttes kõik rakud ja kõik nagu uuenevad toitainete teha. See on huvitav, et teil mõlemal on hästi oluline see lümfisüsteemi teema, et ma varem enne teiega tutvumist, loomulikult ma ju tean, mis on lümfisüsteem ja see on oluline ja aitab kehast mürke väljutada ja kõike seda, aga ma kuidagi ei osanud seda seostada otseselt ilu ja välimusega. Et kui sa ikkagi regulaarselt teed, tean omast käest, kui sa regulaarselt hommikul teed lümfidrenaaži, siis ei ole nii paistes, et see tõesti aitab, see on päris tõhus. Rääkige võib-olla natukene sellest seosest ka, mis ei ole nii laialt levinud. Et lümfisüsteem on üks oluline tegur selles, et olla ilus. Jah, lümfisüsteem, kui me minna lihtsalt tehniliseks, siis lümfisüsteemil ei ole pumpa, nagu on vereringel süda. Ja see tähendab, et me peame ise pidevalt tegelema sellega, et see lümf liiguks nii-öelda. Et üks hea nipp selleks on keedetud vee joomine, mis on siis selline nagu detox vesi, kutsutakse ka surnud vesi. Aga tegelikult see ongi selleks, et lihtsalt keha puhastada, et need jäägid saaksid siis kukkuda selle vee toimel rakkude vahelisse ruumi, kus siis see lümfisüsteem viib need välja. Ja samamoodi, kui me hommikul ärkame, meil on vaja, nagu Agnes ütles, väristada, liigutada, patsutada, midagi teha selleks, et see selline üldine paistetus ja niisugune nagu selline pundunud olek, mis meil kõigil on mõnikord, ma arvan, muutuks siis selliseks siredaks sireeniks, ütleme päevaks. Põhimõtteliselt sellepärast me olemegi hommikul paistes, et me oleme olnud nagu sellises staatilises asendis suhteliselt töö otsa pikali ja see lümf on lihtsalt nii aeglane. Et kui hommikul ärkad, siis sa pead selle kohe nagu raputama käima. Et meil kõigil on mingi oma selline teema, lilluse kand nii-öelda, millega me tegeleme.
ja mul on ka, et väga tihti mul nagu silmaalused lähevad paiste ja kui ma nüüd olen teinud ja tegelenud just selle lümfi aktiveerimisega, siis tegelikult nagu tõesti see nagu toob tulemusega. Maris, sa tahtsid enne, kui me arutasime sellest tänasest õhtust, näidata publikule ka väikest lümfi turgutust. Kas näidata, kas tahad kaasata meid, võib-olla elavdama ja äratama lümfisüsteemi? Jah, siis on selline väikene, see lümfisüsteem paneb ka energia hästi liikuma, et kui teil on õhtuks veel teised plaanid ja tuleb õhtusöök ja selline perering, siis te olete hästi värsked, nii et motivatsioon on nagu olemas selle kujul ka, et see annab hästi palju energiat tegelikult, et see selline nagu Michelini mehikese elu või selline olek, see teeb loiuks ja väsinuks. Et ühesõnaga, tõuseme püsti ja liigutame natukene 5 minutit. Võite ka, kes tahab, võib ka silmad kinni panna, siis on selline väikene nagu püstijala uinak. Astuge. Täielikult kõik lihased laske lõdvaks, kõik päevaprobleemid laske võtta, et see lümfide vaheline vedelik hakkabki siis niimoodi liikuma. Ja see võib olla hästi vabalt tehtud, et me võime lihtsalt nagu niisama niimoodi kukkuda, see ei ole nagu mingi harjutus lihastega, et see on lihtsalt selline nagu need masinad on, see Cellu M6 on Prantsusmaal näiteks, mis teevad seda, väristavad, et me saame tegelikult ise teha seda oma kehaga, lihtsalt kannata seda üles ja väristada. Esimene asi ja siis võib teha natukene tõsta niimoodi, kes saab otse ette võib ka tõsta, et tõstad käsi üles natukene, siis tõstad jälle alla tagasi, paned käed liikuma niimoodi mõnusalt. Teistpidi võib ka teha, isegi on päris hea, kui see käsi on suht sirge, et siis nagu venitame ka samal ajal. Siis võib teha jalga, jalaringe pöiaga maas, et liigesed, see lümf ei liigu hästi liigese kohast edasi, nii et siis me nagu aitame kaasa. Teistpidi. Ja kellel on hea tunnetus, see tegelikult on tunda, et mingist hetkest kehas hakkab selline elekter nagu käima, et energia saab jooksma pinevalt ka. Ja siis nüüd võime lihtsalt keha niimoodi läbi patsutada, et mõlema käega, minul on üks käsi, lihtsalt alt ülesse. Toimib tehnika raamatus ka. Keha natukene patsutada tuuluni välja. Kõik koos. Sud kohe on mõtlen. Ja käsi ka hakkas näitab tulevalt see patsutamine. Niimoodi käed ka. Ja, super. Võtame ennast läbi ja hea on isegi, kui ta käed on üleval, et siis ta jookseb, see lümfid jooksevad siia rinna peale kokku, et siis nagu see nii-öelda nagu kanalisatsioon jookseb see selline seisev, päevaseisev materjal kokku. Ja siis võib rinda ka teha keskelt küljele niimoodi, nagu see. Lihtsalt töötame läbi ja mõlema käega võib ka teha nagu Agnes teeb. Tuleb värske energia. Ja kes tahab, kellel ei ole värske soeng, siis võib natukene juukseid ka masseerida. Et siis läheb see mõttepinge. Kõik need mõtted, mida me kerime, 90% on korduvad. Saavad kõik minna oma teed. Ja mõlema käega võite ka koos teha. Mõnikord värskendab soengut ka niimoodi. Et selline asi siis ja nüüd lihtsalt seisa kahel jalal, nüüd tegeleme selle kehahoiakuga, mis on ka üks hästi suur edu võti, et kogu aeg olla. Tunnetad, kuidas sul on jalad paralleelselt, ei ole sissepoole, ei ole väljapoole.
puusade laiused, sa oled ise hästi sirge, su peanupp on laega paralleelne. Sa seisad täiesti sirget, tunnetad, kuidas sa oled värske ja kuidas su energia liigub. Ja nüüd istume istmiku kontide peale, mitte ei istu puusade peal kuidagi lõsakil. Hästi sirgelt, selgroog jääb sirgeks ja pea jääb paralleelselt laega. Ja siis läheme edasi oma vestusõhtuga. Aitäh! On parem olla, jah? On värskem, energia liigub. Et seda Mari mul õpetas ja iga hommik seda tehes läheb teie elu väga heaks ja palju paremaks. Aitäh, Mari! Väga tore ja julge sinust. Aga räägime natukene ilust suuremas, laiemas mõttes ka. Et milline teie jaoks on ilus inimene, mitte siis ainult naine, vaid ka mees, üldse inimene. Miks on ilu meile oluline? Agnes, mis sa mõtled ilust kui sellisest, millele sa oled pühendanud terve raamatu? Ma arvan, et ilus naine on endaga rahujalal. Ta on nagu rahul endaga, sest ütleme sügavamal tasandil see ilu, mis piirgub nagu inimesest väljapoole, on ütleme olulisem kui see pealispind. Aga ma arvan, et rahulolev naine alati tegeleb endaga ja pöörab nagu endale tähelepanu. Et rahulolev naine ei jäta ennast kunagi ripakile, ei lase kaalu vohama. Ja ta hoolitseb enda eest nagu, kuidas ma ütlen, armastuse lähtepunktist, mitte sellepärast, et ta peab või ta tahab sobituda kuskile mingitesse mallidesse või standarditesse. Et see on selline nagu eluterve armastav hoolimine iseendast. Jah, ma olen täiesti nõus. Nii, võta see nüüd eksistentsiaalfilosoofiliselt ka lahti. No mina arvan täpselt samamoodi, mingi ütlus on ka, et nooruses on meil see nii-öelda see Jumala antud nägu ja elu jooksul on see, kuidas me siis enda eest hoolitseme ja mida me teeme. Et kindlasti see paistab inimesest välja, et kui ta on rahulolev ja terve, siis ta näebki väga hea välja ja kui tal on mingisugused sellised anomaaliad, siis järelikult mingid asjad ei toimi. Ja meie raamat ongi siis selline, kus kõik need inimesed, kes tahaksid midagi muuta või midagi säilitada, siis nad saavad sealt hästi konkreetseid tehnikaid. Et need ongi pigem sellele siis, kes tahaks midagi natuke teistmoodi teha tihti. Või siis... Ja mitte kunagi oma tervise hinnaga. Et on ju ka iluhooldusi, mis toimuvad sinu tervise hinnaga. Aga kui inimene ei ole veel ideaalvormis, et hakkab nüüd seda raamatut lugema ja selle järgi praktiseerima, tegelikult võiks juba ju olla endaga rahul olev ennast armastada, aktsepteerida. Et kui, isegi kui on nagu siit võiks lubitseda ja sealt ja naised tihti peale ikkagi ei ole nagu iga detailiga ja iga juures lõpuni rahul, tahavad kogu aeg nagu veel paremaks, ilusamaks saada. Et kuidas see nagu rahulolu, aktsepteerimine, leppimine, iseendaga rahus olemine, kuidas see endast üles leida? No ma usun, et hästi palju, hästi oluline on tegelikult töö oma emotsioonidega. Et see on ka osa sellest paketist. Sest et mõnikord ka see ülekaal nagu kipub tekkima sellest, et meil on palju nagu allasurutud emotsioone ja siis me nagu ühesõnaga kogume nagu seda kaitsekilpi enda ümber. Et see võib olla üks asi. Siis võib olla see, et milleks võib-olla, ma söön, kui ma ei ole isegi näljana, ma ikka söön, et see on võib olla ka samamoodi emotsioonidega seotud, et peita sinna oma, üksinduse tunnet või mis iganes. Et esimene asi, mis naine peab tegema, ta peab olema iseendaga aus. Ja kui ta on iseendaga aus, siis need on siis need järgmised sammud, mis ta saab nagu ette võtta. Et kindlasti ma ei taha nagu öelda seda,
et kõik naised peaks justkui nagu mahtuma mingisse ühte numbrisse, et see on nagu, meil on kõigile antud see oma naturaalne kehakuju, milles me tunneme ennast hästi. Just see hästi tundmine on see võtmesõna siin. Et kui naine, ütleme, tal on raskusi teisele korrusele minemisega, ta higistab pärast ja ta on nagu ebamugav olla tegelikult. Et siis ta ei tunne ju hästi. Aga selgelt me oleme ka näinud väga sportlikke, ma ei tea, tantsijaid või kes ei ole nagu väga saledad, aga nad tunnevad super hästi enda kehas ja siis ongi kõik korras. Et enesetundest peab nagu lähtuma, et kuidas sa tunned. Ja samamoodi on ka väga ilusaid, kauneid naisi, kes on suurepärases vormis. Teised naised vaatavad neile imetlusega alt üles vau ja naine, kes on tõesti, ütleme, jumal on veel tõld, ise on tubli alt, ei ole ikka endaga rahul. Absoluutselt ja tegelikult ütleme ka mingi sale naine võib teisele korrusele minnes hakata hookima ja higistama. Et ka siis tuleb mõelda, et kuidas ma saan oma füüsilist nagu parandada niimoodi, et ma tunneks ennast oma rahas hästi. Lisada Mari midagi endaga rahu tegemise, enda aktsepteerimise, armastamise kohta. Sul paistab see küll hästi välja tuleb. Ma arvan, et selles mõttes selles tegelemises ongi võti, et kui sa endaga tegeled, siis sa ju tegelikult hoolid ja armastad endast, sa hoolid seda enda eest iga päev, nagu see oleks sinu laps või lemmikloom või midagi sellist, aga sa teed seda endale. Ja see on tegelikult hästi palju rahuldust pakub, et see on ka üks asi, mida me tahame nagu ütleme, motiveerida inimesi, naisi ja mehi tegema. See on selline enesearmastuse vorm minu jaoks. Et kui keegi ütleb mulle, et mul ei ole 15 või 30 minutit päevas enda jaoks, siis tundub nagu natuke kahtlane. Ja muidugi lõppkokkuvõttes ma usun seda, et mida õnnelikum sa ise oled nagu enda kehas, seda rohkem sul on ka pakkuda nagu maailmale või teistele. Win-win. Te olete mitu aastakümmet juba ilumaailmas olnud, tegutsenud, uurinud, fännate seda valdkonda, uurite, praktiseerite. Mis teile endale on tulnud viimastel aegadel kuidagi üllatusena või tekitanud mingi vau või ohoo efekti või kui te seda raamatut kokku panite, te panite oma tarkust, oma praktikaid, oma teooriat, oma teadmisi. Kas on olnud ka mingid sellised, mingid erilised hetked või taipamised või mingid uued põnevad teadmised? Sa mõtled nüüd tervet teekonda või ainult nagu selle raamatu tegemise? Mõlemat. Et sa võid rääkida nii oma terve elu mõttes, kus sul oli niimoodi vau taipamine, aga võid ka rääkida raamatuga seoses. Et just mingid erilised iluteemalised, kas avastused või taipamised? No ma olen ilumaailmas, ma hakkasin ilutoimetajana karjääri tegema juba oma 20-ndates. Ja tol ajal, mul olid ju kõik need ilumaailma viimased tehnoloogiad olid ju kõik kättesaadavad. Ja kui ma sain uue ilutoote, siis minu esimene nagu küsimus oli see, et aga kus, mis ta nüüd minuga teeb? Ma nagu olin kogu aeg ootel, et mis ime nüüd siin nagu juhtuma hakkab. Ja mingi tavaline basic niisutaja ju selle imega ometi ju hakkama ei saa. Ja lõppkokkuvõttes oli tulemus nagu see, et mu nahk muutus ülitundlikuks. Ja võib-olla nagu minu sihuke heureka nagu kõige sellisem olulisem iluavastus, see on tegelikult ülitotralt lihtne. Et kõige tõhusam on ikkagi see baashooldus, kui sul on see paigas. Ja nüüd ongi niimoodi, et minu iluhooldus on tegelikult lihtne, väga basic. Ja siis ma lisan sinna juurde aeg-ajalt aktiivaineid, et enne oli vastupidi. Ma kuhjasin hästi palju aktiivaineid ja siis kui nahk läks närvi, siis ma nagu tegin seda baasi, aga tegelikult nagu peaks olema vastupidi. Et see on võib-olla nagu minu selline pikaajalisem selline suurim iluavastus.
aga selle raamatu osas on tegelikult Mari hästi palju nagu inspireerinud mind. Et ma ei tea, kui õnnelik mu mees selle avastuse üle on, aga ma hakkasin teipima. ja siis jah, et Nils teebki nalja, et noh, ma ei tea, et ma peaksin vist kirjutama sinna raamatu kommentaaridesse hoiatuse meestele, et jah, et su naine on küll väga ilus, aga käib õhtuti teibituna ringi. aga see on tõus ja nagu fun minu meelest ja toimib. minul on ka jah, selline ütleme back to basics, et periood ja mida ma näen, üks kõige suuremaid asju, noh, mind huvitab see forever young osa, et kuidas me saame igavesti nooreks jääda nii-öelda ja säilitada, sest et ma olen näinud väga palju inimesi, kes näevad 10-20 aastat oma bioloogiliselt vanusest ikkagi nagu nooremad välja ja kes noh, kellel on selline täiesti hullumeelne elu, et 4 last, tippkarjäär ja mind hästi huvitab, kuidas nad seda teevad. ja siis üks asi, mis kohe siit kaasa võtta, et tegelikult see võti on lõdvestus, et kõiki asju teha nagu hästi lõdvestunud olekus. ja praegu ma olen ka siin töötanud paar päeva Eesti naistega ja noh, neid pingeid on ikkagi, pea on hästi, meel on hästi aktiivne, mõttetegevus on hästi aktiivne, lõuad on hästi pinges, vastutus, pere ja töö, kõik asjad. et vaat see on selline asi, mille peaks ära õppima ja meie raamatus on ka päris palju nippe selles osas, et seda saab ju ka füüsiliselt, mehaaniliselt lõdvestada. et peaks tegelema hästi palju lõdvestusega, ma ütleksin. aga kas siis ei olegi mingit sellist imekreemi või et panen peale ja kasutan selle purgi ära ja siis lihtsalt olen nagu 10 aastat noorem? oluline on järjepidevus. tegelikult meie raamat kubiseb igasugustest nõuannetest, milliseid toimeaineid kasutada, et mida nad teevad, milleks nad head on. on juttu aktiivainetest, kuidas neid kavalalt, mitte nii nagu mina kasutada, nii et mitte oma nahka närvi jääda. et see on kõik seal olemas ja loomulikult kannavad need tulemusi. see ei ole nagu see, et sa paned kasteheina, patsutad omale näole, et tegelikult on toimeaineid, mis mõjuvad. no samas on ju ka see, et osta kreemi, siin on kaaviar, kuld, teemandi, puru, maksa 100 eurosid. no vot, see tulebki selgeks õppida endale lugema tegelikult seda väikeprinti. et mina ka kunagi ei teinud seda ja ainult uskusin neid lubadusi, eks ju, mis seal see tootja oli andnud. aga tegelikult sa pead ikkagi jah, nagu selgeks tegema mingid sellised no-no'd, need on ka raamatus olemas, et mida vältida. ja jah. ja tegelikult kreemid teevad 10-30% tulemusest, et selles mõttes isegi see on ka meie raamatu juures äge jah, et saab osta ainult selle raamatu, isegi kui ei ole eelarvet mingiteks muudeks asjadeks ja hakata kohe tegutsema. et tehnika on kindlasti olulisem kui mingi imekreem. millised on veel sellised mingid ilumüüdid, mida te oma tööde tegemiste käigus olete tundma õppinud, saanud aru, et see tegelikult ikka nii ei ole, nagu me oleme võib-olla aastakümneid uskunud, nagu meile müüb kosmeetika ja ilutööstus väga jõuliste kampaaniatega igast uksest ja aknast? ma ei tea, mulle tundub, et kõige suurem ilumüüt, mis nüüd vaikselt hakkab muutuma, on see, justkui ilus oleks noor. ja kui sa noor enam ei ole, siis sul peab olema raha, et seda noorust osta endale. aga meie nagu selle oma raamatuga tahame selle müüdi ümber lükata. arvame, et ilu ei ole number, sa võid olla ilus 40, 50, 60, 70, 80, whatever. kui sa endaga tegeled, siis
endasse panustad ja me ei arva, et sa pead olema meeletult mingi rikas või, et selles mõttes ka ilu pole number, et see sinu pangakonto see number, mis sul seal on, ei ole nagu, ei mängi siin nagu rolli. ja küsimus, teie raamatus on ühe peatüki pealkiri on selline, et kas igavene saledus on võimalik? Kas on? Mina usun. Jah, mina ka ja mul oli eelmise küsimuse vastus praegu tuleb. Et kõige lihtsam, see on üks minu põhiline nõuanne kõikidele klientidele ja sõpradele, on konserveerida ja mitte minna väga kaugele sellisest keskkooli välimusest, nagu paljud mehed näiteks panevad oma keskkooliaegset teksad jalga, ütlevad, et et ma olen sama suurus. Et siis on lihtsalt lihtsam ja kui see on juhtunud, siis on rohkem tööd ja siis tuleb töö ära teha ja siis ka ütleme minna tagasi selle oma noorema nii-öelda versiooni juurde ja seda maksimaalselt säilitada ja siis on kõik võimalik. Et tegelikult inimene ei ole ju loodud paisuma. et noh, see ei ole otseselt kohustuslik. Ja mina arvan ka, et kõik taandub ikkagi valikutele. Et mida sa tarbid, kui palju sa liigutad, millist toitu sa sööd, kuidas sa mõtled, kuidas sa oma emotsioonidega tegeled, et kõik sellised asjad. Et ma täiega arvan, et igavene saladus on võimalik. jah, see on tegelikult hästi huvitav, on teadlased uurinud ju ka seda, et pikaealised rahvad, see sinise tsooni rahvad ja teised, kes elavad, nad elavad küll ka mõnusates keskkondades, mitte võib-olla kuskil väga saastatud keskkonnas, aga üks nende pikaealise võti on see, et nad tarbivad kolmandiku vähem siis kaloreid ehk energiat toiduga kui tavaline lääne inimene. Et tegelikult peaks olema selline natuke näljas kogu aeg, et siis võib-olla on võimalik seda säilitada. Ja toit peab olema toitaine rikas. Et kui sa sööd nagu sellist tühja toitu nii-öelda, et võib-olla see ei olegi nagu näljane iseenesest või sa ei vaja tegelikult toitu, seda toitaineid ja sellepärast ongi kogu aeg nagu selline näljatunne, mis su keha nagu on toitainete puudus nagu põhimõtteliselt. Lisaks emotsionaalne söömine, millega me maandame stressi ja kõiki muid suhkrusõltuvused ja muud teemad, eks. Ja teine variant on igasugused nipid ja trikid, et selles mõttes, kui sa lähed ikkagi Itaaliasse puhkama, siis ikkagi sööd ju pitsat ja pastat. Et siis sa lihtsalt teed natuke rohkem nipikannaaži ja siis pärast seal nipitad ja... Mis sa pärast nipitad? No, tegelikult see ülekaal ei teki ju kohe pärast söömist, et pärast teed endale seda broth'i. Kondipunongit üleöö. See on ikkagi akumuleerunud, jah. Tahtsid lisada? Juba peaks meeles. Teie sellises terviklikus ehk holistilises iluvaates on hästi oluline ka inimese sisemaailm, meie sisemine siis enesehoolitsus. Rääkige natuke sellest ka, sest see on ju teada, et kui inimene on sisemiselt rahus, rõõmus, tasakaalus, ta kiirgab seda välja, naeratab, on lõdvestunud, nagu sa soovitasid ja juba ongi palju ilusam. Kuidas teie ütleme siis sisemise iluhügieen välja näeb? No minu tegelikult ma tean, et ka Mari üks selliseid praktikaid on konkreetne selline emotsioonide vabastamise praktika. Et sa võtadki konkreetselt selle jaoks aja, istud maha, tunnetad, kuidas ma praegu tunnen, kas midagi on kuskil, sa võid seda teha nagu hetkes, aga sa võid ka võtta mingi vana asja, võtta selle nagu vastu, siis oma sellesse välja ja järjest on nagu vabastada, et see on selline nagu, see on tegelikult siin raamatus olemas, me ei hakka seda siin praegu kirjeldama, aga selle oma lemmikpraktika me oleme nagu siia kirja pannud ja see, ma pean ütlema, et nagu see on elu muutnud nagu päriselt. Jah, see ja pidev lõdvestamine põhimõtteliselt.
põhimõtteliselt ja siis ülejäänud asjad, noh näiteks mälurilihas, lõuad, kes ligistab öösel hambaid. Et noh, samamoodi, kui meil ikkagi 40-aastane inimene, mina töötan klientidega ka, et ei ole elu sees seda lõdvestanud, siis noh, ilmselgelt see on tema kehas väga pinges. Et õppida siukseid baasasju lõdvestama endal ja noh, tegema ka siukseid elementaarseid liftinguid ja asju, et lihtsalt ennast hästi tunda, hea välja näha ja nautida. Küsin ka vahepeal, kas on äkki publikul küsimusi? Mul jäi lõpurudele, tahate midagi teada, praegu on hea võimalus. Kuidas ikkagi selle tselluliidiga on? Kuidas ikkagi selle tselluliidiga on ja see on tõesti, sest et selle kohta müüakse meile väga palju tooteid ja vahendeid ja aparaate ja kõike. Võin kohe öelda, et tselluliidikreemid ei toimi. Ma olen neid väga palju proovinud kunagi minevikus. Aga mis toimib, on seesama see lümfitöö, toimib kuivharjamine, toimivad venitused, mingi venitusseeria, mis sa teed. See on siin ka raamatus, minu lemmik, mida ma teen raudpoltiga hommikul, see võtab kaua aega. Ja siis ma soovitan nagu not to be obsessed about it. Ja infraponoment ka. Ja see on minu, ütleme, viimase aja suurimaid tehnoloogilisi selliseid iluavastusi on just see infrapunamatt. Ma üldse ei tea, kuidas ma ilma selleta varem nagu elasin. See on nii megasi. Mul on just ostukorvis infrapuna, mul on see pöö ja mina õpetan muretse sellepärast, mina õpetan muretse sellepärast, et ma olen lugenud meeletult palju ägedaid asju selle kohta. Kas mu organid tahavad seda hiiti kogu aeg, selle infrapunamatiga, mu munasarjad neid tahavad kogu aeg saada. Kusjuures just Ingrid küsis sõnumiga minul selle sama küsimuse. Just selle vöö. Aga räägime sellest, sul oli selle vöö, üks on see matt, kuhu lähed üleni sisse, on ju. Sa oled nagu saunas ja siis on vöö. Minul oli ka selline super teooria, et arvata, mis iganes. See tundub täiesti nagu loogiline, et su keha nagu puhastub, üleliigne vesi läheb välja, aga kui sa paned lihtsalt soojendad kõhtu. Okei, ma saan aru, et see võib-olla, et kui sul on siin alaseljapinged, siis see soojendus nagu aitab või kui sul on päevadeelne pinge siin kuskil kõhus munasarjades, siis see aitab. Aga see, et see soojus seda pekki hakkab sulatama, siis see on, noh, ma olen skeptiline asjaga. Aga ühesõnaga te ütlete, et selline, ta ei soojenda ja sulata enda seda pekki, et kogu nagu selle keha seest ju kütab kuumaks, miks mu neerud peaksid tahtma kogu aeg iga päev kuumaks kütmist? Et küsimus, et kuidas ta mõjub organile. Jah, just. Jah, aga selles mõttes, et on ju saun, sa käid ju saunas käiakse ka, see on hästi vana eestlaste traditsioon, see selline üle keha nagu kuumutamine ja higistamine. Aga seda et sa ainult nagu kõhtu kuumutad, siis võta sellest ostukorvist ära. Osta see infrapunamatt, see on väga hea. Ja tegelikult igasugused tervise- ja trennifriigid käivad ka tihtipeale iga päev saunas. Et selles mõttes nad teevadki mingi pooletunniseid korraliku kuuma sauna. Et selles mõttes see võib olla küll, et ta ei ole, noh, et ta ongi tervislik. Tegelikult peaks natuke uurima seda, ma tore teema, eks. Ma kuulsin, et sellega on mõistlik, võib-olla teed kuuri mingi 2 nädalat järjest iga päev ja siis hakkad roteerima, et seal 2 korda, 3 korda nädalas. Kuidas sinu praktika on, kuidas sina seda infrapunamatti kasutasid, et see on häid tulemusi said ja et on ka tervislik? No sa teedki kuuridena. Ma tegelikult siin on öeldud, et kuur on 14 päeva, mina nii palju ei jaksa. Ma teen kuskil 7 päeva ja that's it. Ja siis ja sealt edasi ma teen nagu enesetunde järgi, võib-olla 1 kord nädalas. Talviti ma teen rohkem,
see on nii mõnus, sest ma olen talvel, ma olen hästi külmakartlik ja siis ma lähen sinna, ma tunnen, et mu soojus tuleb mu kontidesse et juba nagu selles mõttes on see täielik teraapia. Ja see on hästi hea meelele, et mina järjest rohkem töötan ikkagi, ma näen, kui pinges on inimene, ma ei saa öelda, et muudame su näokuju või midagi sellist, kõigepealt ma pean ta saama lõdvestusse. Et õudselt hästi aitab tööpäeva lõpus välja lülitada. Ja tõesti see ja enesetunne on megapärast, hästi hea enesetunne, nagu oleks trenni teinud. Mari, sul on ju infrapunavalgusega ka head kogemused, kui me siin juba erinevate lainepikkustel oleme, räägi natuke sellest ka, see on praegu väga populaarne teema, paljud tellivad Hiinast endale toredaid LED-maske, põllitavad nendega kodudes ringi punase valgusega, aga seal on ka ju oma väga olulised asjad, mida on vaja teada, et võib-olla valgusta meid natuke sellest infrapunatooted siis näole ja nahale, mis seal on nagu oluline jälgida? Jah, valgusteraapia tooted. Et meil on seal raamatus juttu igasugustest erinevatest vidinatest ka, alates nendest squashadest ja rullikutest ja näokuppudest tehtumisest ja on ka valgusteraapiast. Et seal on hästi oluline, et oleksid täpsed lainepikkused, et peaks küsima tootjalt sertifikaati ja need siis, see punane valgus on hästi selline kutsuv, et aitab suurendada nahast siis kollageeni elastiini, et tegi igasuguste asiaatide tehnikatega, sest et neil on see selline pirnikujuline nägu ja nemad tahavad vormida teistsuguseks oma neid suuri põski, aga meil on pigem see babyface'i säilitamine, et õrnad kindlasti tegema ja meil on ka paar kuppudega tehnikat siin sees. See vaakumkupp jah, kindlasti peaks olema klaasist ja seda müüb on mingi selline sait Eestis, mis on aivel.ee klaasist kupud. Ma saatan sulle lingi. Räägi sellest 10%. Ja et üldiselt see vaakum on umbes 10%, et ta natukene tõstab seda õhku, parandab vereringet, parandab jumet ja siis that's it, et mingi sinikani me kindlasti ei lähe. Kuuli nüüd iga saama suured, ma ei tea vahesid videoid. Ja muide, meil on raamatus täiesti sellised tehnikad ka, et kuidas neid kuppe saab kasutada. Nii, kas on veel küsimusi? Kui praegu ei ole, siis lõppu küsimus mulle teile on see ja siis seejärel autogrammi sessioon on teie mõlema 3 kõige olulisemat iluvõtet, mida te teete iga päev nagu aamen kirikus, sest me räägime ju ilupiiblist, eks. Meil on samadest ka, aga vaatame siis, alusta. Hommikune venitamine, kreebitamine. Okei, ma panen, et toit. Jah, minul on kindlasti lümfidrenaaž viimased 5 aastat vähemalt ja lümfidrenaaži ma teen ka pärast mingit hullu õhtusööki või pärast lennureisi või ühesõnaga see on mul number 1 asi, kui ma tunnen, et ma hakkan minema paisse. Siis emotsioonide vabastamine on the go ja siis selline üldine, ütleme niimoodi, et kui midagi läheb lappesse, siis ma reageerin kohe. Siis ma vaatan, et mis on vaja teha, kas teen siis kuppa või teen teipingut või teen mingeid harjutusi või lõdvestan oma pinges lihaseid või midagi ma igal juhul teen, et ma ei jää ootama, kui nüüd läheb hullemaks. Sul ei ole nii, et läks tromminguga pulga? Järjestest või mõisaköistlus lohiseb, ei ole jah. Või niimoodi, et teisipäeval läks juba lappasse, okei, siis nädala lõpuni lasen täie, aga esmaspäeval jälle. Ei ole jah. Te olete meile väga heaks eeskujuks. Kui publikul rohkem küsimusi ei ole, siis teeme ühe võimsa aplausi autoritele. Agnes Brander, ja palju õnne teile, et see Agnes, sinul ju teine raamat, Mari, sinu esimene raamatu Beebis on nii